Tere, mina olen Johan ja täna ma näitan teile, kuidas voltida selliseid ilusaid vaasis olevaid lilli. Selleks, et teha lille vaasis, läheb vaja 3 paberit. Ühte lehtede jooks, teist vaasijooks ja 3. lilleõie jooks. See, mis on lilleõie jooks, peab olema 1/4 ehk 4 korda väiksem kui lehepaber või vaasipaber. Kõigepealt teeme valmis vaasi. Nii. Kõigepealt tuleb paberit diagonaalselt pooleks murda, lahti teha ja teistpidi pooleks murda. Nüüd tuleb paberit teistpidi pöörata ja pooleks murda lihtsalt. Nii. Lahti teha ja ümber pöörata. Nüüd tuleb need siia sisse vajutada. Ja me saime endale sellise kujundi. Ja. Nüüd me vaatame, et see osa, mis on lahti, jääb ülespoole ja murrame siit niimoodi alla, aga see ei tohi täitsa keskjooneni minna, vaid natuke mööda. Niimoodi. Pöörame veel ümber ja siinpool ka murrame nurgad alla. Nüüd me murrame need nurgad siia peale veel niimoodi ja murrame selle nurga siin siia auku. Nii. Ja nii iga nurgaga kõigepealt murrame siit pooleks ja see siia auku. Ja teisel pool ka. Nii. Ja viimane on nüüd ka tehtud. Nii. Nüüd on kõik need see kogu aeg lahti. Nii. Ja nüüd
tuleb see siit üles murda ühele poole, murran tagasi, põran ümber ja teisele poole. Nii, on selline kujund. Nüüd me hakkame selle ruumi lihemaks nüüd. Tõmbame selle siis niimoodi lahti. Ja vaas ongi valmis. Nüüd hakkame me lehti tegema. Kõigepealt tuleb paber diagonaalselt pooleks murda. Niimoodi. Nüüd murrame neid servad keskjooneni. Ja nüüd pöörame niimoodi teistpidi. Ja murrame siit pool ka servad keskjooneni. Ja nüüd murrame selle pooleks. Niimoodi. Ja nüüd murrame teistpidi poole. Nii, nüüd teeme see korraks sirgeks. Murrame siit alla nii palju, kui tahame, et kui suur leht tuleks. Murran praegu nii palju. Ja siis siit alt hakkame aeg-ajalt seda hästi ruumilihemaks tegema. Ja leht ongi valmis. Ma võin uuesti minna ette. Murrame siit alla ja murrame selle varre pooleks. Nii, nüüd on leht ka olemas, ta on vars lehega ja nüüd on aeg asuda viimase asja juurde. Lilleõis. Kõigepealt murrame selle pooleks. Diagonaalselt pooleks. Niimoodi. Nüüd murrame see veel kord pooleks. Et meil on selline kolmnurk. Vaadake, et avatud serv oleks siin pool. Ja nüüd murrame selle siit üles. Nii. Ja nüüd teeme selle lahti. Siit sellise väikese tasku teeme lahti. Ja surume see kokku. Nii, et tekiks selline kujund. Nüüd pöörame teistpidi ja surume selle kolmnurga siia vastu. Ja siis lükkame selle ka nii, et meil on selline kujund. Ja nüüd lihtsalt paneme ühe kihi siit siia peale. Nii.
nii, et meil oleks selline kujund. Siinpool on üks see ja siinpool üks see. Nii. Ja nüüd pöörame selle ümber niimoodi, et avatud serv oleks üleval pool. Ja murrame siit alla need niimoodi. Nii, nüüd pöörame ümber ja teisel pool murrame ka servad umbes keskele, aga mitte täitsa. Natuke niimoodi mõõda. Ja nüüd tõstame selle osa üles ja voldime siia sisse selle. Niimoodi, et me need osad peame sisse voltima. Nüüd liigelt teeme see lahti ja lükkame volte poole, volte mõõda selle sisse poole. Nii. Kuni meil on valmis selline kujund. Nüüd me võtame selle siin ja voldime keskjooneni. Vaadake, et see oleks sellel pool, mis on kinni, mitte lahti. Nüüd pööran ümber ja siin ka voldin keskele. Ja nüüd me hakkame õielehti tegema. Selleks läheb meil vaja pliiatsi. Me võtame ühe selle osa ja kerime selle lihtsalt siit ümber. Niimoodi. Nii. Ma zoomin natuke sisse, et teil paremalt näha oleks. Nii. Teisel pool ka. Võtame selle. Ja kerime pliiatsiga selle hulli. Kuni selle osani. Nii, nüüd on 2 sõitu armas. Nüüd tõmbame selle siit lahti ja kerime selle ka. Ja viimane ka. Vaata. Nüüd natuke kohendamist. Ja lilleõis on ka valmis. Nüüd me hakkame õit panema varre külge. Selleks läheb vaja mingit teravat edemet. Praegu ma kasutan seda kruvikeerajat ja teeme õie põhja ühe augu. Niimoodi. Ja nüüd torkame õie varre otsa
ja lill ongi valmis ja nüüd võime lille panna niimoodi. Ja niimoodi volgitaksegi vaasis olevaid lilli. Head aega!